Tartu Ülikooli asutamisest on möödunud 150 aastat. Kõikjalt, Moskvast ja Leningradist, Ukrainast ja Moldaaviast, Valgevenest ja Lätist saabusid Tartusse vennasrahvaste esindajad, nõukogude kuulsad teadlased, et osa võtta ühe meie maa vanima kõrgema õppeasutuse juubelipidustustest. Külaliste hulgas on rohkesti Tartu Ülikooli endiseid kasvandikke. Kunagi tulid nad siia kogenematute noorukitena. Nüüd aga tunnevad tuhanded inimesed nende nime. Need on väljapaistvad professorid, kateedrijuhatajad, arvukate teaduslike tööde autorid. Tundmatuseni on muutunud Tartu, Nõukogude Eesti nüüdne oblasti keskus. Noorenenud ja uute hoonetega rikastunud on ka juubilar ülikooli ise. Endiselt aga kohisevad puud vanalt Toomemäel, kus iga teerada viib ajalooliste kohtade ja mälestusmärkide juurde. See sild kannab ülikooli esimese rektori Parroti nime, kes pühendas ülikoolile oma parimat eluaastat. Nii nägi välja provintsilinn Tartu ja selle ülikool, kui siin algas oma tegevust kuulus vene kirurg Nikolai Ivanovitš Pirakov. Sajad dokumendid räägivad selle teadlase humanisti väsimatuist teaduslikest otsinguist. See ei ole lihtsalt haiguslugu. See on vene materialistliku teaduse esindaja ägeda võitluse ajalugu läänes valitseva reaktsioonilise praktikast lahutatud teadusega. Pirakovi teaduslike ideede jätkaja Nikolai Nilovitš Burdenko. Burdenko seostas esimesena meditsiinilise praktika küsimused suure vene füsioloogi Pavlovi õpetusega. Siin ülikooli kliinikus hakkas ta tegelema kirurgia kõige keerulisema alaga, peaajukirurgiaga. Neile noormeestele ja neidudele jääb igaveseks meelde, missuguse visadusega Burdenko võitles inimese elu eest. Esimene Vene observatoorium, mille on asutanud kuulus astronoom Vassili Jakovlevitš Struve. Need instrumendid on Struve unetute ööde tummad tunnistajad, kes lahendas nii mõnegi maailmaruumi saladuse. Nikolai Ivanovitš Lunin. See tagasihoidlik vene arst jõudis vitamiinide avastamisel ette lääne teadlastest, kes kirjutasid selle oma arvele. Eesti rahvavalgustajad ja luuletajad Fehlmann ja Kreutzwald, rahvaepose Kalevipoeg koostajad. Nad sisendasid lihtrahvale vankumatud usku võidusse tema vaenlaste, tumedate jõudude üle. Rohkesti pesitses neid tumedaid jõude ka ülikooli seinte vahel. Siin nad on õpetatud teoloogid, materialismi ja demokraatia vaenlased. Ja need on nende jüngrid, Balti parunite ja Eesti kodanluse pojukesed, joodikud ja duellandid. Need kaadrid vanast dokumentaalfilmist jutustavad nende elulaadist. Nad ei armastanud töötada peaga, see-eest aga töötasid nad visalt jalgadega. Sõjaline õppus, viin ja naised, see oli nende ideaal. See on joonistatud ka ülikooli kartseri seinale, kus buršid puhkasid oma joomingutest. Kuid ülikoolis oli ka teistsuguseid, tõelisi üliõpilasi, rahvasõpru, revolutsioonilistest väljaastumistest osavõtjaid. Hoolimata politsei julmadest tagakiusamistest ei kaotanud nad usku säravasse homsesse päeva, mis on saanud meie tänapäevaks. Nüüd kuulub Tartu Riiklik Ülikool rahvale. See on noore Nõukogude Eesti intelligentsi suurimaks kaadrite seppipojaks. Ülikoolis valitseb nüüd tõeline teadus. See teadus, mis teenib rahvast mitte sunniviisil, vaid vabatahtlikult meelsasti. Siin õpivad tulevased geoloogid. See teaduskond on rajatud alles Nõukogude võimu ajal. Professor Karl Orviku, noorte maapõueuurijate kaadri kogenud kasvataja.
Võidule on pääsenud materialistliku teaduse ideed. Arstiteaduskonna kogu teaduslik ja õppetöö on tänapäeval rajatud suure füsioloogi Ivan Petrovitš Pavlovi õpetusele. Ülikooli õppejõudude hulgas on vabariigi tuntuimad teadlased. Teenitud populaarsust omab professor Alma Tomingase nimi, kes on esimene naine Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliikmete hulgas. Nõukogude kodumaa ajalugu on meie noorte armastatuimaks teadusharuks. Mitte juhuslikult ei valinud kommunistlik noor Liivia Kivisaar selle teaduse oma tulevaseks erialaks. Siin ülikooli raamatukogu vaikuses sünnivad esimesed teaduslikud töö esialgsed visandid. Liivia Kivisaar valmistab uurimust ühe kodulinnas Tartus asuva trükikoja ajaloost. Ülikooli raamatukogu on vabariigi suurim. Selle riiulitel on rohkem kui 1 200 000 köidet. Ligi pool neist raamatuist on saadud nõukogude võimu aastail. Liivia Kivisaar tuli trükikotta, et veel kord kõnelda oma teadusliku teose kangelastega, kauge mineviku elavate tunnistajatega. Nii trükiti kunagi põrandaaluseid bolševistlikke lendlehti ja töölisajalehe edasi esimesi numbreid. Nagu need eredad sügislilled, nii on puhkenud õitsele ka loominguline elu Tartu Riiklikus Ülikoolis. Tulevane bioloog Lembit Sarapuu. Temale, kolhoosniku pojale, on eriti lähedane ja arusaadav see tark raamat looduse ümberkujundamisest. Raamatust praktika juurde. Selline on nõukogude üliõpilaste kasvatuse tee. Ülikooli botaanikaaed on suurepärane õppebaas. Siin omandavad noored elava looduse uurijad esimesi praktilisi kogemusi. Neid kuivendatud sool kasvatatud nisupäid uurib Lembit Sarapuu väsimatult. Ülikooli bioloogiajaam. Siin parandatakse looduse vigu ja luuakse uusi taimesorte. Ülikooli töötajate kollektiiv bioloogiateaduste kandidaadi Oleg Fjodorovitš Mihhailovi juhtimisel lahendab edukalt tehniliste kultuuride uute sortide loomise ülesannet. Neid päevalilli, mis peaaegu enam ei sõltu päikese armust, hakatakse peagi kasvatama Nõukogude Baltimaade kolhooside ja sovhooside põldudel. Muutub Eesti looduse pale. Kaovad mädasood, mis on sajandeid olnud meie põluharijate nuhtluseks. Sellest võitlusest loodusega võtavad aktiivselt osa ka ülikooli inimesed.
Soode kuivendamisele eelneb põhjalik pinnase analüüs. Siia tulevaste rahulike lahingute kohale tõi professor Orviku oma grupi. Ei tee viga, et vahel tuleb töötada ka märjas mullas. Selle eest on aga lõkkel keedetud supp eriti maitsev. Mööduvad aastad, kuid kunagi ei unune need retked, lõkkete soojus ja armastatud professori huvitavad jutustused. Suvine praktika täiendas tunduvalt ülikoolis omandatud teadmisi. Üliõpilaste teadusliku ühingu koosolekul esineb Lembit Sarapuu ettekandega. Selle nisu on ta kasvatanud oma kodukolhoosi katsepõllul. Keerulise analüüsi abil tõestab üliõpilane mitšurinlane uue sordi eeliseid. Palju huvitavat teab jutustada ka üliõpilane geograaf Ilja Kala. Ta võttis osa teaduslikust ekspeditsioonist Kaukaasias, oli Pamiris ja Kesk-Aasias. Mõõtmatult on eestlasele avardunud kodumaa piirid. Omapäraseks tunnustuseks kommunistliku noore õppetöö eesrindlase Kala teenetele on ka see sõbralik šarž teaduskonna seinalehe juubelinumbris. Kommunistlikke noori nimetatakse ülikoolis üliõpilasnoorte avantgardiks ja löögibrigaadiks. 8 aastat tagasi oli neid kõigest 3 inimest. Nüüd aga on kommunistlike noorte ridades üle 850 üliõpilase. Kommunistlike noorte tõelisteks sõpradeks ja vanemaiks seltsimeesteks on ülikooli kommunistid. Hilda Moosberg lõpetab oma doktoriväitekirja koostamist. Täna tuli tema juurde oma tööga Liivia Kivisaar. Raske ütelda, kumb neist on rohkem erutatud, kogenud õppejõud või tema õpilane. Sest eks ole ju ka see üliõpilase töö omalaadne väitekiri. Suure Isamaasõja võitleja arst Arnold Janus kaitseb väitekirja meditsiiniteaduste kandidaadi astme saamiseks. Katse on auga sooritatud. See on 69. väitekiri, mis valmistati viimase 5 aasta jooksul ette Tartu Riiklikus Ülikoolis. Ülikoolis tuleb kõigil õppida. Toimub järjekordne konsultatsioon marksistlik-leninlikus filosoofias. Kuulajaiks on professorid ja õppejõud. Nad teavad, et ükski teadusharu ei saa edukalt edasi areneda, kui ta ei ole rajatud dialektilise materialismi vankumatule alusele. Marxi, Engelsi, Lenini, Stalini õpetus on saanud rahva maailmavaateks, meie juhtivaks eluliseks jõuks. Sellist massilist huvi filosoofia vastu ei ole tundnud ükski eelnenud sugupõlv. Nii nooruslikult elab ülikool oma 150. eluaastal. Saabus juubelipidustuste ajalooline hetk. Piduliku koosoleku avas ülikooli rektor professor Clement. Наш коллектив
переживает знаменательные дни, отмечая 150-летний юбилей своего университета. Все мы гордимся его замечательной историей и той большой ролью, которую сыграл наш университет в развитии отечественной науки. Мы гордимся знаменитыми питомцами университета, прославившими нашу Родину. Восстановление советской власти в Эстонии открыло новую светлую полосу в истории университета. Огромное внимание партии, советского государства и великого Сталина к развитию культуры создали исключительно благоприятные условия для дальнейшего расцвета университета. Мы должны отдать все свои силы, чтобы университет рос и развивался, чтобы в нем процветала наука, служащая народу, чтобы наши питомцы были хорошо подготовленными специалистами, строителями коммунистического общества. Ettekandega ülikooli ajaloost esines prorektor professor Martinson. Kuulsat ülikooli tervitab Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretär seltsimees Käbin. Tartu Riikliku Ülikooli tervitasid NSV Liidu kõrgema hariduse ministri asetäitja seltsimees Prokofjev ja meie kodumaad teiste ülikoolide esindajad. Soojalt tervitas juubilaari Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli esindaja. Tartu Riiklik Ülikool töötab ja elab täisverelist elu nõukogude teadusasutustes suures ja vennalikus peres. Tema kuulsust suurendavad oma tööga tema noored kasvandikud, arstid ja pedagoogid, looduse ümberkujundajad, kommunismi suurehitustest osavõtjad, rahusõbrad ja kaitsjad.